Tere, head sõbrad! Täna on meil siis külas interneti vahendusel külas Eliis Anneli Jürgenstein ja Eliis osales ka eelmisel aastal meie kursusel ja täna räägime siis üldse elust, aga siis sellest, mida Eliis teeb igapäevaselt, kuidas see kursus aitas jõuda mingil moel selleni, mida sa praegu teed. Ja võib-olla esimeseks kohe küsikski siis, et räägi paari sõnaga endast või tahad sa seda ägedat küsimust küsida, mis sa eelmine kord Proovime, vaatame, kui see sulle sobib, siis vasta sellele. Me tegime eelmine kord sellise väljakutse, et kui sina peaksid tutvustama Eliisi kellelegi, kes ei tunne Eliisi üldse, aga sina tunned, sa oled temaga olnud aastaid koos või aastakümneid. Kuidas sa tutvustaksid teda inimesele, kes ei tunne teda? Milline ta on, mis ta teeb? Jah, väga ägedas võtmes küsimus. Mul on jäänud järjest võõramaks mõte, et ma peaksin ennast määratlema mingi kindla nime või rolli või tiitliga. Ja siin elus ma kannan nime Eliis Anneli. Naisena olen ma kaaslane oma mehele, oma lapsele ema, emale tütar ja sõbranna oma südamenaistele. Aga need on samuti rollid, ilusad ja väga vajalikud, aga see ei ole mitte kogu minu olemus. Et ma jõuan järjest rohkem selle juurde, et ma olen kogeja, võib-olla kõik õigem öelda. Et ma olen lihtsalt oma elu kogeja ja enda avastaja läbi selle praeguses hetkes. Et siit tuleb nii palju uusi asju minu jaoks välja, et ma ei oskagi täna üldse määratleda, kes ma selline olen. Ma arvasin. Kas sa mäletad seda hetke, kui sa avastasid, et sind huvitab enda avastamine või et sa oled enda avastaja? No, täpselt sõrme ei saagi peale panna, eks see kõik on olnud samamoodi mingi selline jätkuv teekond, mis kannab sind kuhugi välja. Ilmselgelt veel välja ei ole kuhugi jõudnud, aga järjest neid kihte tuleb maha, kus ma saan aru, et kes ma kõik ei ole. Ja need illusioonid, mis sa oled ise endale pannud, eks ju. Et need ongi need erinevad rollid kõik. Et kõiksugused rollid, et mida me siin kanname, et nii tööl kui ka koduses elus. Kas mõnest rollist on raske lahti lasta? Kas mõnest rollist? Jaa, ega see kerge ei ole olnud. Jaa, on küll. Ma mõtlen seda, et mul oli siin paar suve tagasi üldse selline olukord, kus ma istusin esimest korda oma aias maha ja mulle tuli nagu selline mõte, et aga mida mina tahan? Et kes ma üldse olen? Kas kõik see, mis minu elus on praegu, on päriselt see, mida ma tahan? Et see oli nagu hästi kainestav ja tegelikult mõnes mõttes isegi hirmutav, et ma ei ole nagu varem ennast endalt nii sügavalt seda küsimust küsinud. Kas selle ette käis mingi sündmus või see lihtsalt tuli niimoodi, tuli põmm kuskilt, ei tea kus kohast? Jah, mõnes mõttes sündmus, et nagu ikka on eraelus mingid kriisid, mingid suhtekriisid ja kui meil on hästi mõnus olla või selline hästi mugav olla, ega siis sa ei hakka endalt mingeid küsimusi küsima, siis sa sõidad edasi sellel mõnusal lainel ja kõik ongi justkui hästi. Aga nii kui tulevad niisugused keerulised momendid elus, kus ta justkui nagu surub sind paigale ja tunnetama või mõtlema kogu elu üle järele, et mis kohas sa tegelikult oled.
ja ma olen avastanud, et jube hea küsimus on see ka, et mis iganes olukord on elus, siis ma täna küsin endalt, miks see olukord on minu elus? Mida on minul siit õppida sellest olukorrast? Kas sa oskad öelda, mis kohas sa praegu täna hetkel oled? Kõige suurem väljakutse hetkel on minu jaoks kohalolu ja just see, et ma kogu aeg joondan ennast iseendaga. Hästi lihtne on igasuguste erinevate sündmustega tulla enda keskmest välja ja siis minna sellesse möllu kaasa. Võib-olla isegi kuhu sa ei peaks minema. Aga mul on praegu olnud ka selline äratundmine, et minu kõrval on kogu aeg nagu see vaatleja. Et see on päris huvitav, et see vaatleja on nüüd ilmunud ja ta on kogu aeg siin kohal. Mitte kogu aeg on natuke liialdus, et ta on enamasti kohal. Et mida teadlikumaks ma saan, seda rohkem ma tunnen seda kontakti selle vaatlejaga. Et vahel on isegi selliseid situatsioone, et mingi olukord tõmbab sind nii õudselt kaasa, et sa näed, et see sinu avatar nagu möllab siin veel edasi. Sa juba siit kõrvalt saad aru, mis toimub, aga sa lased nagu sellel möllul edasi käia. Et see on nagu hästi huvitav, ta peab nagu nulli lõpuni kerima. Et see on hästi huvitav protsess, nagu täitsa teistsugune kui nagu varem. Jah, et kõik need emotsioonid läbi tunda ja need ära kogeda ja vaadata, mis edasi saab. Kas sul on mingid eraldi tehnikad või võtted ka, et millega ennast aidata või see vaatleja ongi selles mõttes see tehnika? No see on üks tehnikatest, jah, aga võib-olla ka üks hiljutine küsimus, et kui ma olen nagu kuskil ummikus, siis ma lihtsalt ütlen endale, et ma ei tea mitte midagi. I know nothing. Ja see võtab kohe pinge maha minu jaoks ja see lubab edasi astuda. Teine asi ka, mis ma võib-olla kasutan, on see, et ma lihtsalt katsun jääda paigale ja lubada ennast voolamisse. Et mis ma veel võin öelda, et kogu senise elu ma olen elanud hästi palju sellest kohast, et ma teen asju. Ma tegutsen ja teen ja see tegelikult on läbi meesenergia toimimine, nagu ma olen aru saanud. Ja praegu ma püüan olla rohkem avatud sellele, mis mu ellu tahab tulla. Ja rohkem sellele, et usaldada elu. Sest samuti üks pinge kohti, et mis selle tegutsemiseni või sellise pushimiseni viib, et ma tahan, et asjad on nii, nagu ma tahan. Et seal on see kontroll. Et ma tean täpselt, kuidas peab olema ja siis ma tahan seda saavutada. Ma olen võimeline olnud mägesid liigutama, et selline power on sees, et ma teen kõik ära ja siis küll siis kõik on vägev. Ja praegu hästi teadlikult suunata ennast sellesse voolu, et võtta nagu seda tohutut survestamist ja kontrolli maha. Ma ei ütle, et see on lihtne, see on üks väga keeruline protsess. Kõlab hirmsalt. Väga keeruline ja väga hirmutav, tõesti, see on väga hirmutav. Aga siis on jälle järgmine nipp, et siis tulevad need hirmukihid ja siis saab istuda nendega ja kogeda need hirmud läbi, et mida nad siis räägivad. Et see on nagu hästi põnev, et kohe tuleb nagu järgmine kiht sulle nähtavale. Aga mida sa oled täheldanud, et kui sa oled rohkem usalduses ja lased nagu elul voolata, et mida siis sinu elus on rohkem, mida on vähem? Või üldse, mis vahe on nagu sellel, kui sa usaldad elu versus, et sa nagu kogu aeg tegutsed ja kontrollid? Vaata, see on väga hea ja tabav küsimus, et miks mulle nagu see on praegu hakanud meeldima. Esiteks on hästi põnev, sest ma tajun, et see lubab minu ellu rohkem maagilisi aspekte. Et kui mina ei tea, kuidas see läheb, siis mul on endal hästi põnev elada. Ja ta toob nii üllatavaid juhuseid mu ellu, mida ma võib-olla ise pushides näen ainult seda ühte suunda, ainult seda ühte rada. Aga nüüd asjad saavad minna täiesti vabalt
nii nagu ma ei tea, et võiks minna, aga nad on toonud mulle ägedaid kingitusi. Nad on toonud väga vahvaid kohtumisi ja kuidagi sellist spontaansust rohkem. Et see usaldus on olnud siuke paras nagu magus ja ka kibe natuke ja siuke tundmatus on ikka siuke hirmutav, on ju. Aga ma ei anna alla. Et siis saavad imed tulla ellu. Ja, et siis saab seda maagiat rohkem ellu tulla, jah. See on tõsi. Aga räägi ikkagi paari sõnaga sellest ka, et mida sa nagu igapäevaselt teed, millega sa toimetad. Et ikkagi inimesi huvitab see nagu see ratsionaalne pool või siis ma ei usu, et see isegi ratsionaalne on, aga jah, millega sa igapäevaselt tegeled? Seal selja taga paistab näiteks. Jah. No minu kirg on olnud alati muusika ja samas see kirg on olnud alati seotud inimese olemuse mõistmisega. Et miks me käitume nii, nagu me käitume. Kas sa oled õppinud muusikat või oskad pille sa mängid? Ma olen õppinud, klaver oli minu põhipill ja koori juhtimine oli siis ja muusikapedagoogika siis, milles ma lõpuks siis valmistusin. Aga ma ei ole nagu sellel alal, ütleme, professionaalselt töötanud kunagi, et vaata muusika on niisugune imeline keel, mis jääb sinuga alatiseks. Et sõltumata sellest, kas sa siis töötad sellega või ei tööta. Ja circa 10 aastat tagasi tuli muusika minu ellu tagasi täiesti ootamatul viisil läbi ühe heliseansi, kus ma osalesin ja siis ma avastasin, et issand, seda saab teha palju ägedamalt. Ja ma tunnen, et ma tahan seda teha palju ägedamalt, tuues sinna mahlasust, tuues sinna juurde erinevaid pille, erinevaid võimalusi, et muusikuna see lõi jälle, see kirg minus lõi jälle nii särama, et ma hakkasin selle vastu rohkem huvi tundma ja siis rännates mööda maailma soetasin ma endale igasuguseid põnevaid müstilisi pille, et minu kollektsioonis on täna 3 instrumenti, millest üks on selline, mida ongi 3 tükki ainult maailmas. Mis pill see on? Nii huvitav. Selle nimi on Vimana. See on tehtud ühe Itaalia metallikunstnikul, ta on ka helimeister ise. Et tema kätetöö, see on ka kuidagi, ei oskagi öelda, see Vimana meenutab luigetiiba ja see on selline metallne, üsna läbilõikav heli on temal. Aga ta näeb väga äge välja ja temaga saab tohutult lahedaid helivõnkeid teha. Nii et sessioonis ma olen ka avastanud, et igal pillil on oma koht, oma iseloom, täielik siuke oma attitude. Ja mis on veel, et ma ei tee lihtsalt neid helirännakuid, kuigi seda võib niimoodi ka kogeda, aga ma töötan läbi energiate nende pillidega. Ma olen hakanud nägema, kuidas ma saan pillidega koostöös energiaid liigutada. Mitte nii, et ainult mina opereerin, aga ma toon lihtsalt võib-olla sellise näite, et tunnetades seda sündmust ette, no ma teen grupisessioone, aga teen ka individuaalsessioone ja need on täiesti erinevad. Et näiteks tunnetades, nusutades hommikul akent avades õhku ja ninaga tundes, et mida see päev täna toob. Ja siis tekib selline tunne, mis hakkab juba iseenesest looma midagi. Ja jõudes oma stuudiosse nende instrumentidega rääkides, siis ma saan anda neile korralduse, et täna on õhus seda, et kuidas ma saan nagu seda paremini luua, kuidas ma saan seda inimesteni tuua. Ja vaatamata sellele, et minu sessioonidel osaleb grupp, siis ma saan öelda, et see on täiesti nagu rätsepa töö. Iga üks, kes tuleb kohale, saab just selle koodi või seemne, mis on tema jaoks täna oluline. See, millega tema on kimpus. Kas on see ärevus või on seal mingi küsimus või on seal mingi ummik elus või mis iganes segadus, siis ma olen näinud, et ta
ta toob hästi kohalolusse, et ta rahustab maha nii, et need õiged asjad saavad tulla pinnale. See, mida sa jagad, see on super, et kuidagi natuke sarnane kogemus, mis ma ka kogesin, et olles õppinud muusikat ja klassikalist muusikat, et kuidagi see, mida sa kirjeldad, ma ei oska selle muud moodi öelda, et muusika justkui on muutunud praktiliseks. Et ta ei ole enam nagu meelelahutus või siuke õhtu mööda saatmise viis, vaid et ta teeb midagi tervendavat või häälestavat ja kõik nagu võidavad sellest protsessist, et mulle tundub, et see, mida sa kirjeldad, on nagu midagi sarnast. Ja see on täiesti sügav teraapia, et mul on olnud grupp, kellega ma olen töötanud Türil 2 aastat. See on selline 13-15 inimest, kes siis iga kuu käivad ilusti kohal. Ja ma näen nende inimeste pealt, kuidas see on nende elukvaliteeti muutnud. Et see on hästi huvitav, ma teen alati selle sessiooni, seal toimub, mis seal toimub ja meil on lõpus jagamisring. Need jagamisringid on ka hästi olulised. See on selline teraapiline protsess, kus inimene kontakteerub tegelikult enda kogetuga ja toob selle nähtavale. Ja kogu see grupp, kuna me oleme siiski nagu ühine väli, eks, et kogu see grupp saab läbi selle kogeda, sest igas ühes meil toimub midagi. Võib-olla ma hetkel ei kinnitanud sellele tähelepanu, aga see toimub minus ka. Ja kui keegi toob selle välja selles kohalolus, siis see puudutab mind igal juhul. Nii et see üks asi on see, mis toimub selle helisessiooni vältel. Need sügavad kohad, sügavad kihid, millest me tuleme läbi või mida me kogeme. Ja pluss siis see jagamine. Ja ega see kõik ei jää veel sinna. Mul on selliseid toredaid inimesi kohal olnud, kes annavad tagasisidet, et see protsess toimub veel edasi 4-5 päeva. Et see on nagu täitsa hämmastav, kuidas ja kui sügavalt tegelikult helid meiega töötavad või muusika üleüldse, et rääkides, kuidas sa saad neid energiaid tasakaalustada seal läbi nende instrumentide ja luua seda harmooniat. Et ma olen valinud need pillid ka kõik nii, et nad sobivad heliliselt, nad sobivad tonaalsuselt kokku, et see üks asi ongi see, et ta peab olema meeldiv kuulda. Ma oskan arvestada ruumiga, inimeste arvuga, et ma ei lähe lihtsalt kongi lõhkuma, vaid ma toon sealt need helid välja. Et see on ka täiesti teistmoodi, et ma saan nagu nendega rääkida. See on, minu jaoks nad ongi elavad, see on minu meeskond, see on minu tiim, kellega ma suhtlen, et see on, nad on täitsa, iga ühel on oma persoon. See on hästi äge töötada nendega. Et see on see heliline osa ja mina kutsun teda helimaagiaks, sest ma olen näinud seal tõepoolest neid maagilisi asju juhtumas, et just tagasiside poolest inimestelt, et üks toredamaid oli ka, kui üks meesterahvas ärkas, ütles niimoodi, et see oli äge kogemus, et ma vaatasin enda sisse ja ma nägin, et kõik rakud naeratavad mulle vastu. Et need on need sellised põnevad ägedad kogemused ja kes mida saab, et mul oli hiljuti siin vaimse puuetega grupp, kes tegid ühed ilusamad jagamised, et ma ütlen, ma 10 aasta jooksul olen erinevaid gruppe näinud ja see oli niivõrd ehe ja nad olid nagu niivõrd, ütleme nagu vaimselt, nii kõrgel tasemel, et see on nii huvitav, et neid kutsutakse, eks ju, vaimse puudega inimesteks ja ma mõtlesin, et huvitav küll, et kes need normaalsed siis on. Et see tekitas nagu minust täieliku sellise lühise. Et see jagamine, et näiteks üks daam ütles sealt ka, et tema tundis, kuidas ta sai kontakti oma esiemadega ja tundis nende armastust enda südames. Mis puudest me räägime, eks. Ja nii edasi, et see on nagu nii äge ja kui lahti lähevad mehed sellises, et mul käis üks vahe siin aasta otsa, mul oli selline vahva grupp, et 5 tõsist meest tulid kohale, et kellel oli ehitusettevõte, kes oli ise puudemees ja siis need põnevad jagamised nagu läbi nende ka, et ma olin nagu täiesti vau, et me räägime, et mehed on peas on ja siis nad ei oska isegi oodata, mida selline asi võib tuua, eks ju, et see oli hästi põnev ka nagu jälgida nagu nende nii-öelda arengut, eks ju, selles vallas. Ja see on see helimaagia osa, siis mul on lõhnamaagia. Ma olen
kuna mu teine töö on seotud parfümeeria ja kosmeetika koolitusega, et ma olen terve elu olnud ütleme kuskil ärivaldkonnas ja hästi palju selle ilumaailmaga ka seotud, siis ma lõin lõhnamaagia ja just selle mõttega, et teha selline aroom või isegi mitu, mis on sinuga päev läbi, milles on kaitse, mis toob sind kohale, mis on meeldiv tunda, mis koosneb täiesti naturaalsetest õlidest. Ma olen hankinud neid siis ka üle maailma, Aafrikast, Hispaaniast, Jordaaniast ja pannud kokku sellised huvitavad kombinatsioonid ja ma kutsun seda lõhnamaagia nüüd seda ühte toodet, mis mul hetkel on valmis. See on aurasprei. Ehk et sa pihustad seda endale nagu ümber ringi ja sa tajudki, et seda lõhna tundes, et sul on lihtsalt hea olla. Ta toob sind kohale ja sul on täiesti, su olek muutub. Et mu kolleegid nüüd ütleme selles tavalises parfümeeria valdkonnas, kes on minult neid lõhnasid tellinud, et see on nagu nii äge just, et nad tulevad nagu sellega niimoodi kaasa. Üks just ütleski, et kuule, tee mulle 2 tükki erinevad, et mul sai otsa ja ma tunnen, et nagu midagi on puudu. Et kui on nagu halb tuju, et ta tõstab mind, ta toob mind sealt välja. Sest kui ma seda valmistan, et mul on ka täitsa nagu rituaalne tegevus, et mul peab olema kodu hästi korda tehtud, siis ma mõtlen sellele inimesele või isegi kui ma näiteks inimest ei tea, mult on palutud teinekord sünnipäevaks kellelegi, ma kuidagi võtan kontakti selle inimese hingega, kuidas iganes seda väljendada ja hakkan seda tunnetama. Mul on küünlad muidugi ja ma siis leian selle loo, mis tahab tulla, selle muusika, selle pala, mis just selle inimese jaoks täna selles aurasprei loomingus on aktuaalne. Ma panen selle mängima, ma laulan ise mantraid ja tajun, kuhu mu käsi läheb, mis asja ta tahab siia nüüd tilgutada ja siis aeg-ajalt ma siis nuusutan, et kas see nüüd võiks olla see. Et see on nagu hästi personaalne tegevus ja mulle see nagu tohutult meeldib, et ma saan nii õudselt tulla kohale, jällegi vaata läbi selle kohalolu seda luua, et see on nii põnev ja nii äge, et ma olen ise sellest nagu. Ägi paari sõnaga Ursuse kogemusest ka, et sul oli juba võimas helimaagia, lõhnamaagia, mis Ursusele kutsus? Seal tegelesime hoopis ju mingi ka distantsilt tunnetamisega ja alateadvuse kaardistamisega, igast asju. Mis sind seda pani tegema? Ma tajusin, et see on väga hea tööriist minu sellisesse ridiküli ja ma olengi sellest aru saanud, et ta aitas rohkem tajuda seda nähtamatut maailma, mida juba võib aimata, et see on meie ümber, aga te suutsite selle kuidagi nii ära kaardistada. See oli üks ägedamaid koolitusi minu meelest, et kus ma nautisin, nii palju, ma pidin päris palju järgi vaatama, et ma ei saanud kogu aeg kohal olla, aga kus nagu teie olek ja see teie olemus mängis hästi suurt rolli minu jaoks. Et kuidas saab nagu paarina luua midagi nii ilusat. Nagu see oleks nagu vaata teie laps mõnes mõttes, et ta on nagu kuidagi nii kompaktne, te seletate selle lahti, aga samas ta elab igas ühes meis oma elu. Ja ta tõigi võib-olla rohkem minu jaoks seda tunnetust ja kohalolu veel minu ellu. Et hakata tajuma ja nägema neid kohti, mida me tegelikult ei näe. Ja see on nagu nii ettearvamatu, et täna päevani veel üllatun, et ma olen teinud teie mõlemaga tegelikult neid sessioone ja see on samamoodi hästi huvitav, et kuidas erineva inimesega see koostöö on täitsa teistmoodi. See on ala nagu konstellatsioonis, et sul on mingisugune teatud teema, sa valid nagu selle teema järgi selle konstellööri.
et siin on samamoodi, et ma nagu tunnetan, kellega ma, mis asja ma tahaksin nagu teha. Et ses mõttes on ka nii äge minu meelest, et neid tegijaid tuleb järjest rohkem juurde, et siis on seda valikut, eks ole. Aga mis ma tahan öelda, mina ise olen kogenud võib-olla kõige rohkem seda, et ma olen lasknud endale teha. Ja ma olen saanud niisugusi kohti läbida, mida ma ei ole mitte ühegi teise meetodiga saanud. Mitte ühegi teise meetodiga. See on viinud nii kummalistesse nurkadesse, nii sügavatesse kihtidesse, et ma lihtsalt pärast seda ma lihtsalt tunnen, et ma vajan nagu seda olemist, et kõike seda nii-öelda kehaliselt läbi seedida. Et üks asi ongi see, et kui me võtame nagu midagi mentaalselt vastu, see on üks asi. Ja mis mulle meeldibki tegelikult selle hologrammi juures kõige rohkem, et ta suudab ajada aju nii krussi. Ta ajab aju nii krussi, et ma ei saa mitte midagi aru. Need laused on ka täiesti kohati ebaloogilised, et ma olen sunnitud seda vastu võtma, nagu sunnitud vastu võtma täiesti teise kohaga. Ja see töötab. See on täiesti fenomenaalne. Vot see on maagia. See on samamoodi heas mõttes maagia. Ja seepärast see mulle nagu tohutult sobib, et ma olen jah hästi palju enda teemasid näinud ära nii erinevatest nurkadest, et kuhu ei saa mitte kuidagi moodi muidu nagu vaagib enda sees, et kas tulla selle kuulsusele, kas see on minu jaoks või ei ole minu jaoks või midagi, mida sa nagu soovitaksid või selles mõttes, et millistele inimestele see võiks sobida sinu arvates, sinu vaatenurgast ja enda kogemusest, et mis seal on sellised väljakutsed, mis on nagu sellised potentsiaalid? No potentsiaal ongi eelkõige ju eneseareng. See on enesearendamiseks ja sellisele inimesele, kes huvitub iseendasse vaatamisest, et üks parimaid variante, parimaid mooduseid üldse. Mis on hirmud kohad on või väljakutse kohad? Sa oled selle nüüd hiljuti läbi teinud, mis olid sellised kõhklemise, kahtlemise kohad või sellised hõredad kohad? Ja hõredad kohad ongi seal päris alguses, et siis kui ma võin olla niisuguse hetke ees, et ma ei tunne midagi. Kõik teised tunnevad, mina ei tunne midagi, et ma pean seal käega midagi, ma ei tunne mitte midagi. Et see on samamoodi see usalduse koht, et tegelikult on meil kõigil need tajud olemas. Lihtsalt ei pea võtma siin nagu, pärast 3. tundi mul peab see avanema. No see avaneb siis, kui ta avaneb. Ja võib-olla ta avaneb nagu nii suure plaksuga üks hetk, et sa paned kõikidest teistest veel raketina mööda. Et see on jah, võib-olla see oli alguses nagu hirmutav, et kas ma ikka nagu saan kõigest aru ja tundub, ma ei saa mitte midagi, mitte millestki aru ja nagu need kohad. Aga siis mingi hetk see hakkab lihtsalt minema ja see on nagu ääretult põnev. Ääretult põnev, et mina soovitaks seda absoluutselt iga ühele, kes tahab iseendaga tegeleda. Et isegi ei ole siin ju seda pinget või survet, et sa pead hakkama kindlasti inimestega tööd tegema. Mis siis, kui ei tee? Ja mis siis, kui sa arvad alguses, et ma ei tee või ma ei kasuta seda? See võib lihtsalt ühel hetkel muutuda. Et ole ka sellele avatud. Et tegelikult sa ei tea. Aga see on fenomenaalne kogemus, mis avab nagu selliseid dimensioone, millesse me ei ole varem nagu suutnud kuidagi moodi nagu lähedalegi saada. Ja, nii on. Ja, aitäh. Nii ilusasti sõnastasid selle kõik, et kohe võttis meid tummaks. Jah. Kirjeldasid nagu minu kogemust ka selle samaga, et me käime samu radu ja tõepoolest, et oleks keegi minu käest küsinud, et ma ei tea, näiteks 4 aastat tagasi, et mis sa siis 4 aasta pärast plaanid teha oma elus? Tõenäoliselt mingite teraapiliste sessioonide tegemine ei oleks sinna nimekirja nagu seal olnud. Kas muud asjad tõenäoliselt, kas siis ettevõtlused või ma ei tea, aga kindlasti mitte siis mingite sessioonide tegemine, see ei tundnud kuidagi mingi loogiline suund või valik siin ma olen. Jah, eks ole, just tahtsin öelda, et jah, ja siis siin sa oled, on ju. jah. Et ega me tegelikult ei tea, et see ongi selle elu maagia,
et kui sa lihtsalt lubad olla ja sa vaatad, et kuhu poole sind kutsub, vaat see esimene samm, et ma lasen voolul ennast kaasa viia korraks, et see oli minu jaoks ka koht, mis ajab nagu ajukrussi, just selle inimesena, eks, et ma pean ise kontrollima kõiki asju. Aga nii kui ma lasen nagu selle lahti, et ma lihtsalt luban voolul kanda, vaatan, mis tuleb minuni ja siis ta tuli. Kusjuures ma ei saa täna isegi näppu peale, kust kohast ta tuli. Praegu mõtlen, et kust see tuli üldse see info mulle. Ma arvan, et keegi rääkis, võib-olla oli see isegi Katre, kes rääkis, et ta on käinud ja teinud mingeid sessioone. Ja see tundus kuidagi nii põnev ja siis ma vist hüppasin ka, ma tean Martiga, ma tegin kindlasti oma esimese sessiooni. See oli niimoodi, et ma ei saa mitte midagi aru. Issand, see oli nii õudne. Mitte see, et sina, Mart, oleks õudne. Mina olin lihtsalt selles kohas, et ma ei saa mitte midagi aru. See on kõige kummalisem asi üldse. Aga sa suutsid istutada mingisuguse huvitava seemne siin, et ma mõtlesin, no sellest ma tahaks küll nüüd aru saada, mis asi see nüüd on. Nüüd juhtus. Et mis nüüd juhtus. Ja. Sest mingi muutus minu kehas, ma mäletan, mul oli mingi sümptomi teema, et see muutus minu kehas, see valuaisting kadus ära. Et ma nägin, et see toimib, mis siis, et ma ei saa aru, kuidas see toimib, aga see oli nagu jah, mis tekitas selle tunde, et ma tahan rohkem teada saada. Võimas. Ja. Meil hakkab aeg siin ühele poole saama, aga ütle, kui nüüd inimesed tahavad tulla sinu juurde kogema, ma ei tea, seda helimaagiat, lõhnamaagiat. Mida nad üldse kogeda saavad tulla sinu juurde? Näiteks tänasest ma alustan veel 3. lapsega, see on selline uus asi, on ilumaagia. Ja tegelikult selleni viis mind ka see, et kuidas armastada end naisena. Et see ei ole ka oskus, et mida saab õppida raamatust või see on selline vahel vaikne ja vahel valus ja vahel ilus kogemus ja kuidas nagu tuua sellesse spirituaalsusesse ka see tagasi, et me võime kõik olla ikkagi väga sätitud, väga ilusad. Ja ma teen täna siis nii-öelda see pilootprojekt on selline meikimise koolitus, selline 3-tunnine ja vaatame, kuidas see hakkab edasi minema, et kõike saab ühendada, et siin ongi nii-öelda see helimaagia, on lõhnamaagia, on ilumaagia ja kõik ongi, kogu see elu on üks maagia ja elumaagia, täpselt jah, et kõik see on elumaagia, et lihtsalt naudid iseennast ja läbi selle sa saad siia maailma ka seda naudingut tuua ja rohkem, järjest rohkem ja kui sa ise endale meeldid, naisena, emana, inimesena, eks ole, siis sa juba tood siia maailma ka rohkem seda, mis on meeldiv, on ju. Aga mis see küsimus oli, Mart? Küsimus oli see, et kust inimesed sind leiaksid, kuidas nad sinuga kontakti saaksid? Jaa. Et mul on Facebooki leht Tähed ja pärlid ja koduleht sisekosmosejaam.ee ja ma asun Pärnus, täitsa Pärnu keskel, Rüütli 39. Et läbi Messengeri, läbi Facebooki, läbi kodulehe, jah, et sellised kontaktid, kes soovib võib otsida ja aeg-ajalt sõidan ringi ka instrumentidega praegu veidi harvem, aga siin on jah 2 asja on tulemas, et jälle Türile minek ja siis Tallinna küljal Lehetu külla. Neil on seal see mingi hingelise hingede mingi kuu või kuidagi seal oktoobri lõpupoole on neil selline festival, et siis sõidan jälle välja oma pillidega. No super. Igal juhul me paneme need, mis sa kõik siin rääkisid siia alla kirjeldusse ka ja postitusse, et kes tahavad, leiavad sind. Aga aitäh! Ja, suur tänu! Tundub, et sul on ka rääkimise oskus. Rääkimise maagia on ka, et meil ei on väga palju vaja küsida. Oli vaja lihtsalt rekordnupp ette panna. Sa küsisid mingi õige küsimuse ja siis see läks nagu läks. Et jah, eks me natuke alguses oli nagu tohutu selline ärevus on ju, aga ma istusin sellega natuke aega enne, kui ma siia eetrisse tulin. Ja vaatasin. Aga aitäh teile, armsad. Väga tänud, nii et kõik, kes vaatavad ja on huvitatud helimaagiast, lõhnamaagiast,
kauniduse maagiast, võtke Elisega ühendust ja tänud sulle jagamast oma kogemust ja näeme jälle. Ja kes veel tunneb, et ikkagi veel tahab kursuse paati hüpata, siis veel jõuab, et kursus algab meil 7. oktoobril. Ja kui on selline tunne, siis võta ühendust. Just. Aga mõnusat loomist sulle, Elis, ja teadlike koosloomisteni. Aitäh ja teile samuti. Mõnusat 3. hooaega. Aitäh sulle!